Jaanimäe ja väga paljude torekate jaoks Tore Marju ja ma tervitan teid Tore juhatuse nimel. See roll, juhatuse liikme roll, on minu jaoks värske, kõigest pool aastat. Aga Torega olen seotud juba 17 aastat. 6 aastat tegin aktiivset juhendaja tööd ja siis saigi minust tegevjuht. Täna tõi mind Meri randa, sest selle 10 tegevjuhtimise aasta sisse mahtus ka Tore suvekooli sünd. Mina ise tõin ellu 7 Tore suvekooli. Täna on 10. Palju õnne meile! Ja ma olengi sellises nostalgilises meeleolus. Mul tuleb meelde esimene suvekool, teine suvekool, 3. suvekool. Aga ma arvan, et tulge minuga kaasa. Esimene Tore suvekool toimus aastal 2007 Kloogaranna noortelaagris. Siis ei teadnud meist keegi täpselt, mida see peaks sisaldama, kuidas üles ehitatud olema. Järgisime kõigest sisetunnet. Kindlasti soovisime, et suvekoolis osalejad tunneks, et nad on hoitud ja oodatud ning et nad lähevad sealt ära mitmeski mõttes rikkamana. Nii oskuste, teadmiste, kogemuste poolest kui ka uute ideede ja kontaktidega ning täis tahtmist midagi oma koolides ära teha. Palju läks õigesti, sest need toimivad tänaseni. Tunnuslause "Annan endast parima" on midagi nii tugiõpilaslikku, et seda pole olnud tarvis muuta. Läbi aegade toimib algselt kujunenud õpitubade süsteem, stiiliõhtud, hommikuprogrammid, aga mis peamine, kõige tähtsamad on meie inimesed. Korraldustöösse on alati kaasatud noored ise. Pesapeade ja koolitajate seas on alati meie oma juhendajaid ja koolitajaid. Koolituspäevadel on loomulikult esindatud mitmete sõprade, partnerite või lihtsalt teist laadi tegijate poolt pakutavad põnevad teemad, aga meie enda inimeste seas leidub selliseid väärt tegijaid, et patt on neid mitte heas mõttes ära kasutada. Esimeseks Tore suvekooliks valmis Tore mastilipp, mis on kasutusel tänaseni. Igal aastal kuulutab see lipp suvekooli algust ja paneb 3 päeva möödudes suvekoolile ka piduliku lõpu. Kui suvekooli alguses ei teadnud keegi, kas suvekoolid hakkavad edaspidigi toimuma, siis suvekooli lõpuks, kus ei puudunud ka lahkumispisarad, oli selge, et see on see, mida me vajame ja mida soovime jätkata. – 2008. aasta suvekool on eriline selle poolest, et sai kinnitatud mitmed traditsioonid. Kujunes välja kindel ja toimiv õpitubade süsteem ning esimesel aastal lihtsalt diskoõhtutena nimetatud peod hakkasid nüüdsest alates alati olema vahvad ning fantaasiarohked stiiliõhtud. Suvekooli viimane päev oli pühendatud kogu osalejaskonna ühistegevusele. Esimest korda olid kohal vabatahtlikud tuletõrjujad, kes tegid nii vahva rannaolümpia, et nende poolt pakutavaid väljakutseid läbisime rõõmuga veel mitu suvekooli järjest. Kolmandaks suvekooliks olime küpsed selleks, et meil oleks oma suvekooli tunnuslaul. Ja nii juhtuski, et proovitud tunnuslugu läks kiirelt torekate südamesse ning on tänaseni suvekooli avamistel, lõpetamistel ja muudel hetkedel kokkukutsuv signatuur, energia taastaja, rõõmu looja ja naeratuste suuletooja, tunnustaja, ühendaja, teemasse ühendaja.
4. suvekool sai märgiliseks sellega, et esimest korda tegime suvekoolis üleskutse pool aastat kestvale loovülesandele, mille tulemusi esitleme konverentsil. Esimene loovülesanne oli Torevandi lugude kirjutamine ja lood läksid Tore kalendrisse. Sellest ajast peale hõikame suvekoolis välja loovülesandeid. Kahe 2011. aastal toimunud 5. suvekool jäi kindlasti meelde sellega, et esimest korda oli suvekooli stiiliõhtul elav muusika ja edaspidi sai see olema kindel osa suvekoolist. Või kui vahepeal ei olnudki kindel osa, siis meie 10. pidulikus suvekoolis on elav muusika taas kohal. Tol aastal kuulutati loovülesandena välja tugiõpilastegevust ja toreühingut tutvustavate reklaamide valmistamine. Aasta 2012. Võib öelda, et 6. suvekool muutus juba rahvusvaheliseks. Osalema tulid ka tugiõpilased Soomest. Nad pidasid seda kogemust tõeliselt meeldivaks ning natuke ka kadestamisväärseks, sest neil endal Soomes sellelaadset suvekooli ei ole. Samal aastal sai loovülesandena suvekoolis välja hõigatud tore mängude valmistamine. Aastal 2013 sai suvekool 7-aastaseks. See 7 on ju üks muinasjutuline number. 7 penikoormat, 7 pöialpoissi, 7 maa ja mere taga. Nii oli ka meie suvekooli puhul. Kõik toimis muinasjutuliselt. Taas oli kohal rahvusvaheline seltskond, kes kõik nautisid õpitube, virgutavaid hommikuprogramme, ehedaid stiiliõhtuid koos elava muusikaga. Ja nagu pärast muinasjutu lugemist on hea end teki sisse keerata, siis vahva loovülesandena saigi välja hõigatud. Valmistagem tore tekk. Ideaalne. Aasta 2014 oli ühingu jaoks muutuste aasta. 8. suvekool hakkas toimuma hoopis Remnikul. Suvekooli eestvedajaks sai tegevjuhi asetäitja Kristel Päll. Suvekooli moto "Annan endast parima" kõrval hakkasime juhinduma kultuuriaasta teemadest. Tol korral oli just liikumisaasta ning sellest inspireerituna muutus tore suvekool 3 päevaks tore olümpiaks. 9. suvekool juhindus juba muusika-aastast, aga muidu jätkus sisu poolest kõik endises headuses. Kui miski sellest aastast eriti meelde jääb, siis ilmselt see, et kõike kroonis tõeliselt päikseline ilm. Olid suve kõige ilusamad päevad. Alglätte juurde minnes, siis suvekooli korraldajatel on alati olnud eesmärk, et kõik suvekooli tegevused soodustaks suhtlemis- ja toimetulekuoskuste arengut nii tugiõpilastel kui ka juhendajatel, kes igapäevaselt töötavad või viibivad teiste inimeste keskel, ja et osalejad
saaksid üha parema ja sügavama kontakti iseenda sees peituva toredusega. Nõnda on endal kergem erinevates olukordades toime tulla ja aidata hakkama saada ka teistel. Ja olemegi taas tänases päevas. 10. tore suvekool. Palju õnne meile veel kord. Ma loodan, et see on samamoodi täis väga põnevaid, mis ma loodan, see on kindel, et on täis põnevaid õpitubasid, stiilipidusid ja kõike seda, mis eesmärki me tegelikult tahtsime täita. Suvekool oleks koht, kus saab ennast täiendada, kus saab arendada oma suhtlemise toimetulekuoskusi, et oleks hea koos teiste inimestega tööd teha. Ja ise tegelevad endaga. Tugiõpilased ja nende juhendajad on need inimesed, kes märkavad teist enda ümber.